meie jumalad, kõrgemad jumalad ja rohkem. Õigete vanade usku inglinid nimetavad kõrgemateks jumalateks neid jumalaid, kes toetavad universumites erinevaid eluvorme ja säilitavad kõigi elunähtuste harmoonilist kulgu heades maailmades vastavalt üksiku looja seadustele, keda meie, inimesed, kutsume suureks ramaks. Igaühel kõrgematest jumalatest on oma taevased teod, kuid samal ajal aitavad meie kõrgemad heledad jumalad inimesi, kes käivad vaimse ja hingelise arenguteedel, loova loomise ja siira armastuse teedel, õigete teede kaudu, kus puhas südametunnistus on kõike mõõtmiseks. Ramha on üksainus looja, kõrgem tundmatu olemus, kes kiirgab algset eluandvat valgust rõõmust ja esmast tuld universumist, eluandvat inglit, millest on sündinud kõik mitteolevad, samuti minevikus eksisteerinud nähtavad ja nähtamatud universumid ning igasugused asustatud maailmad. Ramhut kujutavad kummardused ja kujutised ei ole kunagi eksisteerinud, sest on võimatu kujutada tundmatut, uurimata kõrget olemust. Seetõttu kasutati kõrgema olemuse määratlemiseks ja väljendamiseks püha kolmnurka. Hümn õigetele, suur Ramha. Üksainus looja, sa oled kõigis maailmades. Eluandja, me ülistame ja kiidame sind. Kõik on omane väikesest suureks meie toitudes ja pühakodades, meie linnustes ja kalmistutel, meie aedades ja asulates, meie pühitsetud saludes ja tammikutes, meie pühade jõgede ja järvede kallastel, meie pühitsetud ingli eest, kes toob meile armastuse ja rõõmu valgust ning pühitseb meie südamed ja mõtted, olgu kõik meie teod, olgu need sinu au nimel, nüüd ja igavesti ja ringist ringi, nõnda olgu, nõnda ole, nõnda olgu. Roda vanem, lahutamatu osa üksikust loojast, suurest Ramhast. Roda vanem on kõigi suure rassi ja taevase roda järeltulijate ainus Jumal kaitseingel. Jumal kaitseingel on õigete maailmade universumite valvur. Ta on kõrgem Jumal kaitse, kes kaitseb kõiki elavaid mõistusega olendeid kõigis kordumatutes nähtavates ja nähtamatutes maailmades, mis eksisteerivad erinevates ja mitmekesistes universumites. Kummardusi ja käsitsi valmistatud kujutisi, mis kujutavad roda vanemaid. Ei eksisteerinud iidsetel aegadel, sest on võimatu kujutada suurt, tundmatut allikat, millest on sündinud kõik meie iidsetest heledatest jumalatest, kes on saanud paljude suguvõsade vanemateks või kaitseingliteks. Tema kaitsejõud voolab läbi kõikide asulate, mis asuvad Javi, Slavi ja Pravi maailmades ja seetõttu kasutasid meie suured ja tarkade esivanemad, et tähistada heledat kujutist üksiku rodavanema austamise ajal püha kolmnurka, mida nad kujutasid pühakodades ja allatiri kivides. Hümnus ülistamiseks suur meie rodavanem, kas sinule kutsujad. Kiidetud ja ülistatud olgu, sest sa oled igavene eluallikas meie jumalatele ja meie suguvõsadele. Ja seetõttu ülistame sind suurt au üheskoos ja ööpäevaringselt kiidame sind. Nüüd ja igavesti ja ringist ringi, nõnda olgu, nõnda ole, nõnda olgu. Jumalingel on igavene jumalkaitse algse eluandva tule universumis, elav ingli ja puhta valguse vaimse tunnetuse ja loomise allikas. Jumalingel on tarkade esivanemate kaitsja Midhard maailmas ja õigeusklikud, kes hoiavad vana usku ingliismi puhtuses. Ta annab kodudest tule jumalikus ära ja soojusega ning kaitset tule paikades ja altarites, linnustes ja aedades. Kuju ümber, mis kujutab jumalinglid, istutavad õigeusklikud nagu vanasti alati lilli erksate värvidega. Ta täidab koduste tulekohtade tuld ning kaitseb tuld. Vanausulised inglinid istutavad lilli tulevärvidega. Sugulus taevase ja maise tule vahel.
Jumalinglid kujutava kummarduskuju ümber istutavad vanausulised inglinid värvilisi lilli. See sümboliseerib sugulust ja harmooniat taevase ja maise tule vahel. Kõrge Jumala ingle esivanema kujul kaunistatud tule sümbolitega preestrid hoiavad tuld. See sümboliseerib sugulust ja harmooniat algse taevase jumaliku tule ja meie loomuliku maise tule vahel. Jumala ingle esivanema kujul tule sümbolitega svastika altaril hoitakse püha tuld preestrite poolt. Inglile toodi ohvriks lilled, ürdid, käbid, seened, marjad, puudeoksad, lõigatud kuuvalguseta öödel. Lõikekoht määrdati õliga ja siduti lindiga. Jumalinglile toodi ohvriks kingitused, lilled, ürdid, käbid, seened ja marjad, puudeoksad, mida lõigati ainult kuuvalguseta öödel, vaalul või talvel, et mitte kahjustada puuhinge. Puu lõikekoht määrdati õliga ja siduti siidilindiga. Hümn, mis ülistab suurt Jumalat ingli, olgu kuulus, valgustage meie hinge, meie pühapaigu, ärge jätke meie sugu tähelepanuda. Puu lõikekoht määrdati õnnistatud õliga ja siduti lina või siidilindiga. Ülistushümn suur Jumala ingle, püha ingli valvur, ole auline. Ja auline valgusta ja soojenda meie hinge ja südant meie templit ja eluaset ära jätta meie põlvkondi järelevalveta nüüd ja igavesti ming ringist ringi. Jumalroa on kõigi heade jumalate ja meie tarkade esivanemate personifikatsioon. Kõrgem Jumala liik on korraga üks ja mitu. Kui me räägime kõigist iidsetest jumalatest ja meie suurtest tarkadest esivanematest, vanaisadest, isadest ja isadest, siis me ütleme, see on minu sugu, mille poole me pöördume, kui vajame heade jumalate ja esivanemate vaimset ja hingelist toetus, sest meie jumalad on meie isad ja meie oleme nende lapsed. Kõrge Jumalroa on igavene sümbol veresugulusest, kõigi slaavi ja iiri suguvõsade ja hõimude purunematuse kehastus, nende pideva koostöö ja vastastikuse abisümbol. Kõrge Jumalroa on sümbol veresugulusest, slaavi ja iiri suguvõsade koostööst. Midhardmaal sündides suure rassi järeltulijana kirjutatakse saatus Jumalroa Sanctiasse või Harathisse. Ingliinid ütlevad, et suguvõsas on kirjutatud, keegi ei pääse või et Harathis on kirja pandud, seda ei raju kirvega. Kui inimene sünnib, olles suure rassi järeltulija, siis tema saatus kirjutatakse Sanctiasse või Harathisse. Seetõttu ütlevad kõik õigeusulised inglinid, et suguvõsas on kirjutatud, keegi ei pääse või seda ei raju kirvega. Kõrge Jumalroa kaitseb pusiaasta saalis varukiringis. Seetõttu ütlevad kõik õigeusulised vanausulised inglinid, et suguvõsas on kirjutatud, keegi ei pääse või et Jumalroa Harathis on sulepeaga kirja pandud, seda ei raju kirvega. Kõrge Jumalroa on pusiaesta saali kaitsejumal varukiringis. See aitas luua rahva allegoorilist kujutist, et pusiaesta toob svarugi puhastest lastele meie slaavi ja iiri suguvõsade jätkamiseks. Kiituslaul. Suure Jumalroa, sa oled meie kaitsejumal, kuulus ja ülistatud, olgu nii. Sind ülistame igavesti, kõigis meie suguvõsades kiidame. Olgu sinu abi meie heade ja loovate tegude juures, nüüd ja igavesti, ringist ringi, nii oli, nii oled, nii olgu. Sind ülistame igavesti, kõigis meie suguvõsades kiidame. Ärgu sinu abi kunagi lõpegu kõigis meie heades ja loovates tegudes, nüüd ja igavesti, ringist ringi, nii oli, nii oled, nii olgu. Jumal kõrgustes, Jumal meie universumi kaitseengel heledates, navi maailmades, staumaailmades. Hooliv ja vägev isa Jumal Svarog, õiglane kohtunik, kes lahendab kõik vaidlused, mis tekivad erinevate maailmade jumalate või inimeste vahel. Ta kaitses meie tarku esivanemaid nende püüdlustes vaimse arengu ja täiusvikkuse teel ning kaitseb ka kõiki õigeusulisi vanausulisi inglinasi, kui nad järgivad oma suurte esivanemate jälgi. Jumal kõrgustes on Jumal kaitseengel Foinisti saalis varokiringis. Kõrgustes on range nende suhtes, kes moonutavad vaimse arenguteid, esitavad valetõena ja mustavalgena. Samas on ta hea nende suhtes, kes järgivad taevaseadusi ja ei luba rikkuda. Ta aitab kindlatel võita tumedate jõudude vastu, mis toovad kurjust ja teadmatus hävitamist. Samas on ta lahke nende vastu, kes järgivad universumi taevaseid seadusi ega lase teistel neid rikkuda.
ta aitab järjekindlatel võita võitlust tumedate jõududega, mis toovad kõikidesse maailmadesse kurjust ja teadmatust, meeritusi ja pettust, soovi kellegi teise järele ja ühe elusolendi hävitamist teise poolt. Jumal kõrgustes annab neile vaimselt arenevad võime mõelda elu ja teha õigeid järeldusi, tunnetada, kui inimesed valetavad. Kõrgustes, vürst, kuula meie kutset, aita meie tegudes, sest sa oled hea meie suguvõsadele, nüüd ja igavesti. Jumal Svarog, kõrge taevane Jumal, kes juhib meie elu ja universumi maailmakorraldust. Hümn õigeusule kõrgustes. Suur vürst, kiida meid, kõikide kaitseengel, kuula meie kutset, mis sind kiidab, aita meie tegudes ja lahenda meie vaidlused, sest sa oled hea meie suguvõsade suhtes, nüüd ja igavesti, ringist ringi. Jumal Svarog, kõrge taevane Jumal, kes juhib elu ja on paljude iidsete jumalate isa, keda kutsume Svarošikiteks. Svarog hoolib oma taevastest lastest ja suure rassi inimestest, kes on nende järeltulijad. Suure Jumal Svarog on paljude iidsete jumalate ja jumalannade isa, seetõttu kutsume neid Svarošikiteks, sest Jumal Svarogi lastena. Jumal Svarog hoolib oma taevastest lastest ja kõigi suure rassi suguharude. Jumal Svarog, nagu armastav isa, hoolib mitte ainult oma taevastest lastest ja lastelastest, vaid ka kõigi suure rassi suguharude inimestest, kes on iidsete Svarošikite järeltulijad, heledatest taevastest jumalatest Miktardmaal. Meie suured ja tarkade esivanemad peale kõrge Jumal Svarogi laste ja lastelaste nimetasid Svarošikiteks ka taevaseid tähti, päikest ja tähti, samuti igasuguseid taevaseid keha, mis ilmusid taevasse ja mõnikord langesid taevast maale, meteoriidid, poliidid ja muud. Närkus, päike ja tähed. Slaavlaste ja aarjalaste seas olid need kaks mõistet erinevad. Päikesed olid need taevakehad, mille ümber tiirles rohkem kui 8 maad, samas kui tähed olid need, mille ümber tiirles mitte rohkem kui 7 maad või väikesed taevakehad, kääbustähed. Ülim Jumal Svarog armastab väga elavat loodust ja hoolitseb erinevate taimede ja kõige kaunimate haruldaste lillede eest. Jumal Svarog on taevase virja, slaavi arjate paradiisia ja kaitseingel, mis on istutatud taevase Asgardi, jumalate linna, ümber, kus on kogutud kõikidest heledatest maailmadest igasuguseid puid, taimi ja kõige kaunimaid haruldasi lilli kogu tema kontrolli all olevas universumis. Aga Svarog hoolib mitte ainult taevastest viridest ja taevastest Asgardidest, vaid ka Miktardmaast ja teistest sarnastest heledatest maadest, mis asuvad heledate ja tumedate maailmade piiril, kus ta on loonud kauneid aedu, sarnaseid taevasele virjale. Svarogi saadetud viljakas jõud kirillase päikese kiirtest ja vihmavalingutest soojendab ja toidab taime ja loomamaailma maapealses virjaajas, mis asub Iri Asgardi lähedal, ning soojendab ja toidab ka kogu Miktardi taime ja loomamaailma. Kõrge Jumal Svarog annab lindudele ja loomadele vajalikku taimset toitu. Ta näitas inimestele, millist toitu nad peavad kasvatama oma suguvõsade toitmiseks ja millise toiduga tuleb toita taltsutatud linde ja loomi. Virjaed piirneb taevase Asgardi jumalate linnaga, mille keskmes asuvad Svarogi suured paleed. Suure Jumal Svarog on pidev kaitseingel taevase karupalee juures Svarogi ringis. Kõrge Jumal Svarog kehtestas taevased seadused tõusmiseks kuldsed vaimse arengu teed pidi. Nendele seadustele järgivad kõik heledad harmoonilised maailmad. Hümn, kiitus. Svarog on esivanem, kogu Svarogi puhas kaitseingel. Kallis ja ülev, ärka, sind kiidame kõik koos, sinu kujutist kutsume endale. Olgu sa meiega lahutamatult, nüüd ja igavesti, ringist ringi, nii nagu oled, nii olgu. Jumal Perun.
Jumal, kõigi sõdalaste ja paljude suure rassi suguvõsade kaitseingel, maa ja püharuside, venelaste, valgevenelaste, eestlaste, leedulaste, lätilaste, latkali, semgali, poljanite, serblaste ja teiste kaitse. Tumedate jõudude eest kaitseb meid Jumal paduvihm, kes valitseb välkude üle. Jumal Svarogi ja lada Jumalanna poeg Jumal Visse. Jumal kaitseingel Kotkapale Osvarogi ringis. Jumal Perun on juba 3 korda viibinud Migdardmaal, et kaitsta seda ja suure rassi suguvõsa põrgumaailma tumedate jõudude eest. Tumedad jõud tulevad erinevatest paledest põrgumaailmast. Et petta ja kiita ning kavalusega meelitada inimesi suure rassi suguvõsadest enda juurde orjusesse ja kui see ei aita, siis röövitakse inimesi, et oma tumedas maailmas muuta nad kõik alistuvateks orjadeks ning mitte lasta neil vaimselt areneda ja kuldset teed pidi edasi liikuda, nagu on kehtestanud Jumal Svarog. Tumedad jõud tungivad mitte ainult Migdardmaale, vaid ka teistesse heledatesse maadesse Asvargis puhastuses. Ja siis toimub lahing valguse ja pimeduse jõudude vahel. Perun on juba kord vabastanud meie esivanemad põrguorjusest ja sulgenud Migdardmaal üleminekuväravad, mis viivad põrgusse Kaukaasia mägedega. Need valguse ja pimeduse lahingud toimusid teatud ajavahemike järel pärast Svarogi ringi ja 99 eluringi 40-176 aasta pärast. Pärast esimesi 3 taevast lahingut valguse ja pimeduse vahel, kui valguse jõud võitsid, laskus Jumal Perun Midgardmaale, et rääkida inimestele toimunud sündmustest ja sellest, mis ootab maad tulevikus. Tumede aegade saabumisest ja tulevastest suurtest lahingutest, taevastest lahingutest. Käigud ajas 3. ja eelseisva 4. valguse ja pimeduse otsustava lahingu vahel võivad koos Peruni mainitud ajaga ulatuda vaid 1 eluringini, 144 aastani. On ka legend, et Jumal Perun on veel mitu korda viibinud Migdardmaal, et jagada varjatud tarkust preestritele ja vanematele püha rassi suguvõsadest, kuidas valmistuda tumedate ja raskete aegade jaoks, kui meie svastika galaktika käsi läbi ruumi, mis on allutatud tumade maailmade jõududele. Tumedad jõud salaja tungides Migdardmaale loovad igasuguseid valeusulisi kultusi ja püüavad spetsiaalselt hävitada või mustata Jumal Peruni kultust, kustutada tema mälestuse rahvaste seast, et 4. otsustava lahingu ajaks valguse ja pimeduse vahel, kui Perun saabub Migdardmaale, ei teaks inimesed, kes ta on ja mis eesmärgil ta on tulnud. Meie ajal on ilmunud suur hulk tõelisi jutumärkides prohveteid maailma lõpust või ajastu lõpust, eriti kuukultustes seoses kõrge Jumala päästja tulekuga Migdardmaale. Ühe maailma usujärgijad nimetavad teda Kristuseks, teiste usundite järgijad Messiaks, Masjaks, Budaks, Maetrejaks ja muuks. Käiakse seda kõike selleks, et kui Perun tuleb maale, ei tunne valged inimesed temas ära oma kõrge Jumalat ja lükkavad tagasi tema abi ning seeläbi määravad end täielikku alandusse ja hukatusse. Oma 3. külastusel Migdardmaale umbes 40 000 aastat tagasi rääkis Perun Asgardeerias suure rassi erinevate suguvõsade ja taevase rassi järeltulijatele püha tarkuse tulevikust, mille preestrid Bielovodes kirja panid harjarunodega ja säilitasid järeltulijatele. 9. Santiveda Peruni ringis, 9. Jumala Peruni tarkuse raamatus. Kiituslaul. Kas see kutsuks sind? Kiidetud ja ülistatud olgu heause valguse maailma kõikide püha rassi jaoks sadagu, näita oma kaunist nägu järeltulijatele. Juhata meid heade tegude poole, anna kriidnatele rohkem au ja julgust, hoia meid eemal patustamise õppetunnist, kingi meie suguvõsadele rahvastikku, nüüd ja igavesti, ringist ringi, mi olgu, mi olgu. Jumal Ramhatra on suur ja väga võimas Jumal õiglasest taevast kohtust
ja universaalsest õiguskorrast. Ta on taevane kohtunik, kes jälgib, et suure rassirahvaste ja taevase rassi järeltulijate seas ei toimuks vereseaduste ja rittaseaduste rikkumisi, samuti mingeid keelatud veretuksid, rääkimata inimohvritest. Jumal raamat jälgib, et suure rassi iidsete suguvõsade ja taevase rassi järeltulijate elu Miktartmaal vastaks rittaseadustele. Jumal raamat tuletab oma tarkade käskudega meelde kõigile suure rassi suguvõsadele ja taevase rassi järeltulijatele, et nad elaksid ainult taevastes armastuse ja õiguse seadustes, mis on kirja pandud taevases seaduste raamatus ritta. Kogu meie universumi jaoks taevased seadused sugupuu ja verepuhtuse kohta. See taevane seaduste raamat ritta puhkab alati Jumal raamati põlvedel, sest ta on selle igavene hoidja ning samuti on ta taevase sigade saali kaitsejumal. Sõstarde ringis. Need inimesed, kes rikuvad ritta seadusi ja raamati käske, kuulutab kaitsejumal taevase metsa saali seadusevastasteks ja langetab nad puutumata kasti ning nende sugujõud sureb välja, ilma et neil oleks tervet järeltulijat. Hümnus õigusest Jumal raamatile. Kuule hümnus õigusest sulle. Olgu sul armulik pilk. Olgu sul abi ja kaitse. Olgu kõigile meie rahvastele nüüd ja igavesti. Ja ringist ringi. Lada, emake, sva ema, suur taevane ema, Jumalanna, armastav ja õrn ema enamikule heledatest jumalatest suure rassi seas, Jumalanna, kõigi suure rassirahvaste kaitseingel aladele, kuhu suur rass on asunud, slaavi ja aaria hõimudele ning jõhvikate saalile Osvorosi ringis. Taevane Jumalanna lada emake on ilu ja armastuse Jumalanna, kes kaitseb suure rassi sugude peresidemeid ja kõigi taevase rikka järeltulijate peresid. Kuna lada emake pakub pidevat hoolt ja südamlikku tähelepanu, toob iga noorpaar taevasele Jumalannale kõige erksamad ja lõhnavamad lilled, mesi ja erinevad metsamarjad. Samuti küpsetavad noored abikaasad lada jaoks pankooke marjatäidisega, mesipankooke ja asetavad need tema kuju või pildi ette. Ülemine Jumalanna lada annab alati noortele abikaasadele kõike, mida nad paluvad, et alustada õnnelikku ühist elu. Ta toob inimeste ellu koduse sooja, sõbralikkuse, vastastikuse mõistmise, armastuse ja suguvõsa jätkumise. Laste arv, vastastikune abi, peresuhte korraldus, vastastikune austus ja üksteise austamine. Seetõttu ütlesid vood ja liidud, et neis valitseb armastus ja õnne. Õigeusu hümn. Oi sina, lada, emake, puhas sva ema, ära jäta meid armastuseta ja õnneta, saada oma armu meie peale, keda me austame ja kiidame, nüüd ja igavesti, ringist ringi, aegade lõpuni, kuni eriila. Päike meile paistab. Jumal veles. Jumal on karjakasvatajate ja loomakasvatajate kaitseingel, samuti lääneslaavi hõimude kaitseingel, karjakasvatajate, šotlaste. Seetõttu on nad kõigile läbi ajaloo öelnud, et veles on karjajumal. Briti saartele kolides nimetasid vanad slaavi karjakasvatajad kõik provintsid karjamaade maaks Skotland, Šotimaa. Velesi jaoks nimetasid nad parimat karjamaad tema nimega, kuna veles on karjakasvatajate jumal. Ja oma suguharu Velesi jaoks nimetasid nad maad tema nimega Veles, kuna Veles on kaitsejumal ja jõhvikate saali valitseja. Jumalad usaldasid Velesile olla taevaväravate valvur, mis asub lähedal taevasele piirile, mis jagab valguse ja pimeduse maailmu. Ülemised jumalad usaldasid Velesile olema taevaväravate ülemine valvur. Taevaväravad asuvad teel, viies taevasesse Asgardi. Jumal Veles kehastab hoolivust ja samuti taevasesse vireisse ja heledatesse Valhalla saalidesse. Jumal Veles kehastab alati kõikehõlmavat hoolivust, põhjalikku loomingulist töökust, ausust ja otsustavust, püsivuse kindlust ja majanduslikku tarkust, samuti võimet vastutada kõigi oma tegude, öeldud sõnade ja tehtud toimingute eest.
Jumal veles, kaitstes taevaväravaid meediumite maailma, lubab asvargusse puhtaid hinge ainult nende lahkunute seas, kes ei ole säästnud oma elu oma sugude kaitseks, oma isade ja vanaisade maade kaitseks. Vanad uskumused, kes töötasid usinalt ja loovalt oma suguvõsade heaolu nimel ning kes puhta südamega järgnesid kahele suurele põhimõttele: austada oma jumalaid ja esivanemaid ning elada kooskõlas looduse emaga. Õigeusu hümn. Pelesele Jumal, kaitseja Svaroga, meie hoidja. Ja kiidame sind, kõikide perekond, sest sina oled meie kaitse ja toetus. Ja ära jäta meid ilma õnnistusest ja kaitse meie karja, et see oleks rasvane ja täida meie viljakuud headusega. Olgu me sinuga ühes, nüüd ja igavesti ja ringist ringi, mi olgu, mi järgu. Jumalanna Makos, taevanes va Jumalanna, õiglane Jumalanna õnnelikest saatustest ja saatustest. Koos oma tütardega, Toli ja Nedoli, määrata taevajumalate saatuseid ning samuti kõigi inimeste saatuseid, kes kuuluvad suure rasside hulka, kõikide taevase rikka järeltulijate seas, kes elavad meie mägimaadel ja kõigil teistel kaunitel Svaroga maadel, kootes igaühe jaoks. Saatuse niite. Seetõttu pöördusid paljud inimesed Jumalanna Makosi poole, et ta usaldaks saatuse niidi kudumise oma noorema tütre Jumalanna Toli kätte. Jumalanna Makos oli läbi aegade väga tähelepanelik ja hooliv kangakudumise ja kõikvõimaliku käsitöö patroon ning hoolitses ka selle eest, et põldudel, kus Oroksi talupojad oma raskesse töösse hinge panid, kasvaks hea saak. Peab meeles pidama, et Jumalanna Makos ei ole ainult viljakuse ja kasvu Jumalanna, vaid ka see, kes annab armastavatele hea saagi. Need, kes ei olnud laisad, vaid töötasid põldudel ja aedades, said hea saagi. Need, kes töötasid halvasti ja lohakalt, said halva saagi. Suurte rasside suguvõsade ja kõigi taevase suguvõsa järeltulijate seas, kes ei olnud laisad, vaid töötasid põldudel, aedades ja köögiviljaedades vaeva nähes, pani Jumalanna Makos oma noorema tütre heledate juustega Jumalanna Toli teele. Need samad inimesed, kes töötasid oma põldudel halvasti ja hooletult, olenemata sellest, mis perekonnast nad olid, said halva saagi. Seetõttu öeldi rahva seas, et Makosilt tuli saak mõõtma või Makosi saak saadeti mõõtma. Töökatele inimestele on Jumalanna Makos igasuguste hüvede andja, seetõttu kujutatakse Jumalanna Makosit sageli tema kujutistes ja kujudes külluse sarvega või selle sümboolse kujutisega, mis näeb välja nagu taevane kauss 7 tähest. Taevases kauss 7 tähest asub suur karu tähtkuju. Slaaviari ja kosmogoonilises süsteemis nimetakse seda tähtkuju Makosiks, mis tähendab kausi ema. Õigeusu vanausulised inglingid, järgides alati Jumalanna Makosi kõiki õpetusi, püüavad elada rahulikku ja tasakaalustatud elu ajalooliselt traditsioonilises elustiilis, tundes kaasa ja olles töökad. Jumalanna Makos juhib taevase luige lossi Svarogi ringis, seetõttu kujutatakse Jumalanna Makosit. Sageli valge luigena, kes ujub lõputu meriokeani kohal taevastes. Tarkade taevase Jumalanna auks ehitasid slaavlased järja suured kujud ja pühapaigad, sest Jumalanna Makos kehastas mitte ainult saatust, õnne ja küllust slaavi suguvõsades, kes järgivad iidsete heade jumalate seadusi ja käske. Temalt pöördusid inimesed palvega, et ta suurendaks nende iidset sugu, sest palusid rohkem lapsi, lapselapsi ja lapselaste lapsi. Õigeusu hümn. Kallis Makosi emake, taevane Jumalanna, korralda meile korralik elu, kogukondlik elu, väga auväärne. Kiidame sind, ema õpetaja, voorusvik ja usin, nüüd ja igavesti ja ringist ringi, mi olgu, mi olgu, mi olgu. Numbrijumal, tark ülemjumal, kes juhib ajajöö kulgu, samuti on ta Taari suve ringi ja erinevate preesterrike Slavoari kalendrite kaitsejumal. Vasakus käes hoiab numbrijumal mõõka, mille teravik on suunatud allapoole, mis sümboliseerib pidevat kaitset ja kõikehõlmavat säilitamist,
ning paremas käes hoiab numbrijumal oma kilpi, millel on joonistatud iidne ruunikalender, mida nimetatakse Taari või Taariringi numbriumala kalendriks. Taariringi numbriumala järgi toimusid varem kõikvõimalikud kalendrid Krigislavo ja Arimaades. Need süsteemid olid kasutusel kuni rahvuslike venelaste ja Euroopa rahvaste sunniviisilise kristjaniseerimiseni ning kuni uue kalendri kehtestamiseni Kristuse sünnist. Slavoari süsteemide kasutamine numbriumala Taariringi järgi Venemaa maades lõpeti tsaar Peeter Aleksejevitš Romanovi poolt aastal 7208. Maailma loomisest, mis vastab 1700 aastale meie ajaloos. Praegu kasutavad numbriumala Taariringi kalendrit vaid preestrid pühendunud, vaimsete juhtide ja vanemate slavo, ari ja sugukondade kogukondades, mis kuuluvad vanade venelaste inglite õigeusu kirikusse. Hümn õigeusule. Olgu kiidetud ja ülistatud meie numbrijumal. Sa oled eluvoolu hoidja puhtas asvargis, kes annab meie elule arusaamise aja meie ilmses maailmas. Ja sa näitad, millal päike tõuseb, millal kuud ja tähed säravad ja et hävingud sinu suure headuse tõttu näeksid meie laste ja lapselaste sugusid, kiidame me sind. Ja meie esivanemate suurt au, sest sa oled headuse andja ja inimese armastaja ja me kiidame su au igavesti ringist ringi, nagu oled, nii olgu. Jumal Taar Perunovitš, antiikse suure tarkuse kaitsejumal, on nimetatud Tasbogiks, andvaks jumalaks, kuna ta andis suure rassi inimestele ja taevase rikka järeltulijatele 9 santi raamatut. Need iidsete ruunidega kirjutatud santiad sisaldavad pühasid iidseid veedasid. Taar Perunovitši käskused ja tema õpetused. On olemas erinevaid kummardusi ja kujutisi, mis näitavad Jumal Taar. Paljudel kujutistel hoiab ta oma käes vastikaga kaita. Taarat nimetatakse väga tihti mitme tarkuse pojaks Jumal Perunis, Jumal Svarogi lapselasteks ja Jumal Visjanist lapselasteks, mis vastab tõele. Paljudel kujutistel hoiab ta oma käes vastikaga kaita. Taarat nimetatakse väga tihti mitme tarkuse pojaks Jumal Perunil, Jumal Svarogi lapselasteks ja Jumal Visjanist lapselasteks, mis vastab tõele. Märkused vastavad tõele. Kuigi eksisteerib vale arusaam, et Taar Tasbogi nimetatakse paljudes iidsetes allikates väga tihti Svaroshikiks, taevaseks jumalaks, tõlgendavad paljud iidsete uurijad seda nii, et Tasbog on Jumal Svarogi poeg. Tasbog, kõigi heade asjade, õnne ja heaolu andja. Taar Tasbogi kiideti pühades ja rahvalikes lauludes ning hümnides mitte ainult õnneliku ja väärika elu eest suure rassisugudele, vaid ka pimedate jõudude eest päästmise eest. Taar ei lubanud pimedatel jõududel, kes olid kogutud Kassei poolt lähimale Lelikuule, võita ja vallutada Midgardi maad. Taar Tasbog hävitas kuu koos kriigi pimedate jõududega, mis seal viibisid. Sellest teatasid Santi ja vedas Peruno First Kirtle. Te elate Midhardis rahulikult juba ammusest ajast, kui maailm kindlustus, mäletades ja kõneldes Tasbogi tegudest, kui ta purustas kasjeide kindlused, mis asusid lähimal kuu peal. Taar ei lubanud kavalatel kasjeidel Midhardi hävitada, nagu nad hävitasid teiat. Need kasjeid, hallide varitsejad, kadusid koos kuuga poole tunniga. Aga Midhard maksis vabaduse eest. Taaria on suletud suure üleujutuse alla. Kuuveed lõid selle üleujutuse. Nad langesid taevast maale vikerkaare kaudu, sest kuu purunes tükkideks ja Svaroshiki rett laskus Midhardi. Sampe 9, Sloke 11, 12. Selle sündmuse mälestuseks tekkis omamoodi rituaal, millel on sügavam tähendus, mida peavad kõik õigeusklikud, mitte ainult vanausulised inglid igal suvel suurel kevadisel slaaviariidil Pasketta. Märkus. See rituaal on kõigile hästi tuttav. Pasketil või paskal löövad värvitud munad üksteise vastu, kontrollides, kelle muna on tugevam. Purustatud muna nimetati kasjeide munaks, sest purustatud kuu, lili ja terve muna nimetati Tasbogi taarhajuks.
Tas Bogdar Perunovitš on jumal, kes kaitseb rassisaalis Varoši ringis. Väga tihti palub Dar Perunovitš oma kaunilt õelt, kuldsete juustega jumalanna taralt, abi suure rassisugude inimestele erinevates vanades vedalikes tekstides. Koos tegid nad häid tegusid, aitasid inimesi asustada lõputuid avarusi Midgardi maal. Jumal Dar näitas, kus on parim koht asula rajamiseks ning jumalanna Tara andis inimestele nõu, milliseid puid kasutada. Ta õpetas, et langetatud puude asemele istutaks uusi. Hiljem hakkasid paljud suguvõsad end nimetama Tarha ja Tara lastelasteks ning nende territooriume Tartariaks. Lisaks õpetas ta inimesi, et nad langetatud puude asemele istutaksid uusi metsapuid, et nende järeltulijatele kasvaksid uued puud, mis on ehitamiseks vajalikud. Hiljem hakkasid paljud suguvõsad end nimetama Tarha ja Tara lastelasteks ning territooriume, kuhu need suguvõsad asusid, hakati nimetama suureks Tartariaks. Tarha ja Tara maa. Õigeusu hümn Tas Bogdar Perunovitš olgu kuulus ja ülistatud. Täname sind, kõikide heade asjade andjat, õnne ja heaolu eest ja kuulutame sulle suurt au meie heade tegude abistamise eest ning meie sõjaliste tegude toetamise eest, et seista tumedate vaenlaste ja igasuguse ebaõigluse vastu. Las suur jõud ärkab koos meie kõigi sugudega nüüd ja igavesti ringist ringi, nagu sa oled, nii olgu. Jumalanna Marena, Mara, suur talve, öö ja igavese une ning igavese elu Jumalanna. Jumalanna Marena või Marena Svarokovna, üks 3 tarkade jumal Peruniõest. Teda kutsutakse väga tihti surma jumalannaks, kes lõpetab inimese maise elu nähtavas maailmas, kuid see ei ole päris õige. Jumalanna Morena ei lõpeta inimelu, vaid annab inimestele suure igavese elu au maailmas. Arvatakse, et suur jumalanna Morena omab äärmisel põhjas Midgardimaal jäälosse, kus talle meeldib pärast puhtas vargas rändamist puhata. Kui jumalanna Morena tuleb Midgardimaale, siis kogu loodus uinub, läheb puhkusele, sukeldudes pikale 3 kuu unele. Sest on öeldud Peruni Santja vedas, et suur kürn toob tuul arjasse selle maale ja Marena katab seda oma valge mantliga 1/3 suvest. Santja 5, Sloka 3. Ja kui Marena Svorogovna lahkub oma jäälossidesse, siis toimub teisel päeval pärast kevadise võrdpäeva looduse ja mitmekesise elu ärkamine. Jumalanna Marena lahkumise auks tähistatakse igal aastal põhjas Punasemäe pidu Marena Maslenitsa päev, mida nimetakse ka talve jumalanna lahkumiseks. Kaasaegne nimetus, Vene talve lahkumine. Sel päeval põletakse õlgedest valmistatud nukka, mis sümboliseerib mitte jumalanna Mariannat, nagu paljud arvavad, vaid lumist talve. Pärast õlgedest nuku põletamise rituaali puistatakse peotäis tuhka üle põllu, aia või köögiviljaja, et kasvada hea ja rikkalik saak. Sest nagu meie esivanemad ütlesid, tuli jumalanna Vesta Midgardimaale, tõi Punasemäe uue elu, süütas tule ja sulatas talve lund, jootis kogu maad elujõu ning äratas Marena unest. Emake maa, niiske maa, annab meie põldudele eluandvat jõudu, valitud tera hakkab meie põldudel idanema, et kõikidele meie suguvõsadele head saaki anda. Kuid jumalanna Marena peale looduse puhkuse jälgimise Midgardimaal, kui emake loodus kogub elujõudu kevadiseks ärkamiseks ja elutaime ning loomade maailmaks, jälgib ka inimeste elu. Ja kui tuleb aeg inimestel suure rassi suguvõsast alustada pikka teekonda kuldsel teel, annab jumalanna Marena igale surnud inimesele juhiseid vastavalt tema maisele vaimsele ja ilmalikule elule, samuti saadud loovale kogemusele, millises suunas jätkata oma pärast surmateed, kas Navisse või Slavi maailma. Jumalanna Marena on Osvoroše ringis asuva Rebasepale patrones. Talituse hümn Maaria ema, kuulgus ja Trislavna ole. Me tähistame sind igavesti, veretud tahad ja kingitused sinu heaks, kõikjal me kutsume. Anna meile kullus kõikides meie tegevustes,
ja kaitse meie lühikesi küünte ja ära lase meie külvihmade tühjaks jääda, sest sul on suur generoossus, nüüd ja igavesti. Jumalanna Iva, neitsi Iva, imeline Siva, igavese universaalse elu Jumalanna, noorte ja puhaste inimhingede Jumalanna. Jumalanna Iva annab igale inimesele suure rassi või taevase suguvõsa järeltulijale sündides ilusa ja puhta hinge ning pärast õiglast maist elu lubab tal juua jumalikku elujoogist igavese elu karikast. Jumalanna Iva on elu viljakuse, igavese nooruse ja armastuse kehastus, samuti kogu looduse ja inimese kõrgeima ilu sümbol. Jumalanna on neitsi lossi kaitseengel Osvorosvi ringis. Arvatakse, et kui jäärilopäike viibib taevases neitsi lossi, sünnivad lapsed, kellel on erilised tunded, nagu võime ette näha suuri muutusi inimeste elus ja ennustada hirmuäratavaid loodusnähtusi, samuti oskus lahendada igasuguseid keerulisi olukordi. Jumalanna Iva on hea südamega abikaasa ja päästja Taarale, vihmajumalale. Ta annab ka hellust ja headust, südamlikkust ja tähelepanelikkust rasedatele naistele ja imetavatele emadele suure rassi suguvõsast, kes järgivad iidseid peretraditsioone ja sajandite pikkust suguvõsa eluviisi. Õiguse hümniva emake. Hingede kaitseingel, sa oled meie kõigi suguvõsade kaitseingel, me kutsume sind, me ülistame sind, me peame sind. Heade hingede andjaks. Anna inimestele lohutust ja meie iidsetele suguvõsadele paljunemist ja sa jääd igavesti meie südamesse, nüüd ja igavesti, ringist ringi, mi olgu, mi olgu, mi olgu. Jumala ema Roshana, Rosanitsa ema. Igavesti noor taevaste neitsi, pereheaolu, vaimse rikkuse ja mugavuse Jumalanna. Neitsi rojanale toodi erilisi toiduohverdusi, pannkooke, laevukesi, leiba, putru, mett ja meekassi. Iidne slaaviari kult neitsi rojanast, nagu ka teised kultused, mis on pühendatud neitsitele ja jumalannadele, on seotud naiste arusaamadega suguvõsa jätkamisest ja vastsündinud beebi saatusest, millele määratakse saatus. Taevaste neitsi rojana on igal ajal kaitsnud mitte ainult rasedaid naisi, vaid ka noori tüdrukuid, kuni nad on läbinud täiskasvanuiks saamise rituaalid ja saanud nime 12-aastaselt. Närkus. 12-aastaselt. 12-aastane vanus ei ole meie esivanemate poolt juhuslikult valitud. See on slaaviaaria kalendri 108 kuud täiskasvanuks kasvamise ja esmase elukogemuse saamise periood. Lisaks ulatus lapse pikkus selles vanuses 124 geeni ehk, nagu iidsetel aegadel öeldi, 7 otsmikku. Enne rituaalide läbimist nimetati iga last, sõltumata soost, lapsukeseks ja ta oli oma vanemate kaitse all, kes vastutasid tema eest. Pärast 12-aastaselt täiskasvanuiks saamise rituaalide läbimist ja nime saamist sai laps täieõiguslikuks kogukonna liikmeks ning kandis vastutust kõigi oma sõnade ja tegude eest. Jumalanna, kes kaitseb sõnnisaali Osvorosi ringis. Arvatakse, et kui irilapäike asub taevaste sõnnisaalis, sünnivad inimesed, kes tunnevad end igal pool nagu kalavees. Õigeusu hümn. Kolmepäine rojana ema, ära lase meie sugu vähendada, valgustage kõigi meie naiste ja pruutide kõhtu oma armujõul, nüüd ja igavesti, ringist ringi. Jumal, Semargl, tulejumal. Jumal on tulehoidja ja valvaja. Semargl võtab vastu tuleande ja ohvrid pühadel, olles vahendajaks inimeste ja taevaste jumalate vahel. Tulejumal Semargl on maokaitsejumal. Semargl võtab vastu tuleande, ohvrid ja veretuks ohverdused iidsetel slaavi. Ja Ari pühadel, eriti Krasnogoril, Jumal Kupalapäeval ja kõrgel Jumal Perunipäeval, olles vahendajaks inimeste ja kõigi taevaste jumalate vahel. Tulejumal Semargl on taevaste maokaitsejumal Vosvorosi ringis. Tulejumal õnnistab rõõmuga kõiki inimesi, kes kuuluvad suure rassi suguvõsadesse ja kes puhta hinge ja vaimuga järgivad kõiki taevaste seadusi ning tarkade jumalate ja esivanemate käske.
Tulejumal õnnistab rõõmuga kõiki inimesi suure rassi suguvõsades, kes puhta hinge ja vaimuga järgivad kõiki taevaste seadusi ja tarkade jumalate ja esivanemate käsklused. Simarglid kutsutakse ka haigete loomade ja inimeste ravimiseks, et vabastada haigeid erinevatest vaevustest ja haigustest. Kui inimesel tõuseb temperatuur, öeldi, et tulejumal on asunud haige hinge, sest semargl nagu tulekoer võitleb raevukalt haiguste ja vaevustega, mis on sarnased vaenlastega, kes on tunginud haige kehasse või hinge. Seetõttu peetakse ebasobivaks haige tõusnud temperatuuri alandamist. Parim koht haigusest puhastumiseks peetakse sauna. Hümn kiitmiseks. Semargl Svarošik, suur tulejumal, kustuta valu ja haigus, puhasta inimese kõhtu igas loomakeses, vanas ja noores, sina, Jumala rõõm, puhastades tulega, avades hingede väge, päästa Jumala lapsi, et haigus kaoks. Sind kiidame, enda juurde kutsume, nüüd ja igavesti, ringist ringi. Nagu oled, nii ole, nii olgu. Jumal Kupala on Jumal, kes annab inimesele võimaluse teha igasuguseid pesemisi ja viib läbi rituaale keha, hinge ja vaimu puhastamiseks erinevatest vaevustest ja haigustest. Jumal, kes juhatab rõõmsasse ja õnnelikku ellu. Kupala on rõõmus ja kaunis Jumal, kes kannab kergeid valgeid riideid kaunistatud lilledega. Jumal Kupala peas on kaunis lillekroon. Kupalat peeti suve sooja aja põldude lillede ja viljade jumalaks. Paljud slaaviari suguvõsad, kes tegelesid põlluharimisega, austasid Jumal Kupalat koos Jumalanna Makosiga ja Jumalanna Taraga. Ja samuti jumalate Peruni ja Velesi. Enne lõikuse algust ja põllusaagi kogumist peeti Jumal Kupala auks püha, mille raames toodi Jumal Kupalale ning kõigile iidsetele jumalatele ja esivanematele veretuid ohvreid. Õigeusulised vanausulised inglingid toovad oma veretud ohvrid ja annetused pühade ajal pühas vastika altarisse, et kõik ohvriks toodud asjad ilmuksid jumalate ja esivanemate pidulikele laudadele. Pärast veretute ohvrite toomist elava tule juurde pühas vastika altarilt. Süütavad kogukonna liikmed küünlaid ja tulekesi, mida kinnitatakse pärgadele ja väikestele laevadele ning saadetakse mööda jõgede voolu. Sellega seoses ütlevad õigeusulised vanausulised inglingid erinevatest kogudustest küünlale või tulekesele oma salajase soovi või palvehaigustest, ebaõnnestumistest, erinevatest probleemidest ja nii edasi. Seda rituaali saab selgitada järgmiselt. Põlev küünal või tuleke pühitseb kogukonna liikmete palve või soovi. Jõe vesi mäletab neid ja aurustudes tõuseb ta taevasse, edastades jumalatele kõik õigeusuliste vanausuliste inglingite palved ja soovid. Pühade ajal peab iga õigeusu vanausuline ingling läbima täieliku puhastumise, et täielikult puhtana alustada põllusaagi kogumist ja põllulõikuse algust. Õigeusu vanausuliste inglingite täielik puhastumine koosneb 3 osast. 1. Puhastamine, keha puhastamine. Igaühel, kes on kohal Jumal Kupalat tähistaval pühal, tuleb end pühades vetes, olgu need siis jõed, järved või tiigid, pesta, et eemalda väsimus ja mustus. 2. Puhastamine, hinge puhastamine. Kuna Jumal Kupalat tähistaval pühal kohalolijad saavad oma hinge puhastada, süüdatakse suured lõkked ja kriiksoovijad hüppavad nende üle, sest tuli põletab kogu negatiivsuse ja puhastab inimese auru ja hinge. 3. puhastus on vaimu puhastamine. Iga vanausuline, kes on kohal Jumal Kupalat tähistaval pühal, samuti soovijad, saavad oma vaimu puhastada ja tugevda. Selleks luuakse suure lõkke põlevatest füteistule ring, mille ümber vanausulised inglingid erinevatest slaavi ja aari suguvõsadest kõnnivad paljajalu. Need, kes esmakordselt soovivad astuda sütte peale, et puhastada ja tugevda oma vaimu, viivad kogukonna liikmed käest kinni läbi tuleringi. See püha on lahutamatult seotud ka teise iidse sündmusega.
Iidsetel aegadel vabastas Jumal Perun Kaukaasias oma leed vangistusest ja saatis nad puhastuma pühadesse vetesse, Irja, Irtiši ja Smetana puhtasse järve, Saisan järve. Sellest sündmusest räägitakse ka 5. lõngas Kamaini linnulaulud. Kuna kupalat peetakse taevase hobuse kaitsejumalaks Osvoroši ringis, on sel päeval tavaks hobuseid vannitada, nende harjadesse punuda värvilisi linti ja kaunistada neid põllulilledega. Hümn õigeusklik kupala, meie Jumal, auväärne ja ülev, igavesti ärata. Sind kiidame igasuguste viisidega, meie maale kutsume. Anna meile igasugune puhastus. Kaitse meie au, anna meie suguvõsadele külluslik saak. Meie vaevatud põldudel ja täisaitades meie kodudes. Nüüd ja igavesti, ringist ringi, nii olgu, nii äratagu. Sind kiidame igasuguste viisidega, meie maale kutsume. Anna meile igasugune puhastus. Kaitse meie au, anna meie suguvõsadele külluslik saak. Meie vaevatud põldudel ja täisaitades meie kodudes, nüüd ja igavesti, ringist ringi, nii olgu, nii äratagu. Jumal Svintovid, kõrge taevajumal, kes toob puhta vaimse valguse headusest, armastusest, valgustamisest ja teadlikkusest õiguse maailmas, kõigi valgete inimeste hingedes suure rassi suguvõsast ning ka taeva suguvõsa järeltulijate hingedes. Ortodoksed vanausulised inglingid erinevatest slaaviari ja kogudustest austavad Jumal poeg Tavitat tema igapäevase vaimse abi eest kõigis heades ja loovates tegudes ning algatustes, mis on suunatud meie iidsete suguvõsade heaolule ja õitsengule. Pühade ajal Jumal Svintovita auks toimusid noorte seas iidse tarkuse tundmise võistlused. Iidse tarkuse tundmise võistlustele lubati ainult need noored, kes olid juba saavutanud teatud vanuse 16 aastat. Võistluste mõte, mida korraldasid Svintovita preestrid, oli määrata, kui hästi on noore põlvkonna seas arenenud suguvõsa mälu, kujutusvõime, intuitsioon, osavus ja leidlikkus. Võistluste alguses küsisid Svintovita preestrid noortelt küsimusi erinevatel teemadel ja mõistatusi. Võitjaks peeti seda, kes vastas kiiremini ja leidlikumalt suuremale hulgale küsimustele ja mõistatustele. Edasi toimusid võistlused, kus esimeses võistluses võitnud noorte oskusi ja osavust testiti erinevates maadustes, oskuses mõlga ja noa käsitlemises ning täpsuses vibulaskmises. Ülal toodud katsumusi kontrolliti ka vastupidavuse osas. Selleks läksid noored inimesed metsa 3 nädalaks või, nagu vanasti öeldi, 3–9 päevaks. 3–9 päeva, sest 27 ööpäeva, sest slaaviari ja kalendris koosneb nädal 9 päevast. Ortodoksuse hümn. Svintovid, meie valgus Jumal, kiidame ja ülistame sind igasuguste rahvaste seas. Ja valgustab meie hingi ja ära saada valgustamist meie südamesse, sest sa oled hea Jumal. Jah, kõiki suguvõsasid me sind igavesti ülistame ja meie suguvõsadesse kutsume. Olgu meie hinged sinuga nüüd ja igavesti, ringist ringi, igas ajas, kuni meile paistab päike. Jumal on India. Kõrge Jumal, äikesetormide Jumal, Peruni abiline taevaste lahingutes svargi ja puhta kaitsmisel ning kõigi tähtede taeva kaitsmisel pimeduse jõudude eest. Indra on 1000-häälne Jumal, kes kaitseb valgeid taevaid ja kõrgete jumalate taevapaleesid Svarogi ringil. Ta on jumalike mõõkade ja püha jumaliku õiguse relvahoidja, mida talle usaldavad 30 valgustatud maailma jumalat, kui nad puhkavad taevastest lahingutest tumedate jõudude vastu. Need 30 valgustatud jumalad kaitsjad moodustavad võimsa taevase sõjaväe äikese jumal Indra all, mille eesmärk on kaitsta valgustatud maailmade piire. Kõrge jumal Indra on alati olnud kaitseengel kodumaa sõdalastele ning kõigile vaimulikele preestritele iidsetest suguvõsadest, kus hoitakse vanu pühivedasid. Indra ei osale mitte ainult taevastes lahingutes tumedate jõudude vastu. Iidsetel aegadel aitas ta slaavi jaari sõdalasi ja sõjavägesid õigetes lahingutes vaenulike jõudude vastu, kes ründasid erinevaid linnu ja külasid suurest rassist.
Lisaks peetakse, et Jumal Indra toob pilvede mägedest alla kiireid vihmavooge ja kogub need erilistesse mahutitesse, luues maapealseid allikaid, ojasid ja jõgesid, suurendades neid vetes, kaevates neile laiad vood ja suunates need voolama. Naeruse hümn. Oh, Indra, kas sa kuuled, kes sind kutsub? Olgu sa kuulus ja ülev ja aita meid meie vaenlastega lahingutes ja kingi meile abi auväärsetes tegudes ja meie räägime sinu au ja ütleme, suur Indra. Ja auhiilgus olgu äikese Jumala pärusmaa nüüd ja igavesti. Ringist ringi, olgu nii, olgu see nii, olgu see nii. Jumal Kaleda, kõrge Jumal, kes juhib suuri muutusi suure rassi ja taevase suure suguvõsa elus. Iidsetel aegadel andis kõrge Jumal Kaleda paljudele suguvõsadele, kes olid asunud Läänemaadesse hooaja ajaarvestuse süsteemi põllutöödeks, kalendri Kaledjada. Ja ka oma tarkade vedade, käskude ja õpetustega. Kalida on sõdalaste ja preestrite kaitsejumal. Kalidat kujutati sageli mõõk käes, kusjuures mõõgatera oli suunatud teravik allapoole. Iidsetel aegadel tähendas allapoole suunatud mõõgjumalate ja esivanemate tarkuse säilitamist. Ja samuti kindel järgimine taevastest seadustest, nagu on määranud Jumal Svarog kõigi Svarogi ringi paleede jaoks. Kalida jumalapidu toimub talvise seisaku päeval. Seda pidu nimetatakse ka minariks, mis tähendab muutuste päeva. Tühal päeval käisid hoovides rühmad mehi, kes olid riietatud erinevate loomade nahkadesse, maskeeritud, keda kutsuti Kalida sõjavägedeks. Nad laulsid hümne, mis kiitsid Kalidat ja korraldasid haigete inimeste ümber erilisi ringmänge, et neid ravida. Hümn õigusele, Jumal Kalida, olgu sa kuulus ja ülev. Täname sind armuliku abi eest meie suguvõsadele. Ja olgu sa meie kaitseks kõigis meie tegudes, nüüd ja igavesti, ringist ringi, olgu nii, olgu see nii, olgu see nii. Jumal Krishin. Taevane Jumal, kes kaitseb iidset tarkust. Tema, Jumal, kes juhib rituaalide läbiviimist, jälgib, et ohvrite ajal ei toimuks veretuks ohverdamiseks. Rahulikel aegadel kuulutab Krishin Svargis iidset tarkust, kuid rasketel aegadel haarab ta relva ja astub välja kui sõjajumal, kes kaitseb nõrku ja abivajaid. Rahulikel aegadel kuulutab Krishin erinevates maades Svargis puhtat iidset tarkust. Kuid rasketel aegadel suure rassi suguvõsade jaoks haarab ta relva ja astub välja kui sõjajumal, kes kaitseb naisi, vanureid ja lapsi, samuti kõiki nõrku ja abivajaid. Kuna Krishin on turupale kaitsejumal Osvarogi ringis, kutsutakse teda taevaseks karjaseks, kes karjatab taevaseid lehmi ja ture. Hümn õigusele. Jumal kaitse, Krishin suur, sa oled, kõigi heledate maade kaitse Asvargis. Sind kiidame, enda juurde kutsume, olgu sinu tarkus meie iidsete suguvõsadega, nüüd ja igavesti, ringist ringi.